Tervist sõbrad, 9. veebruar on käes ja ma teen siis selle hooaja teise püügi. Tulin ühele kuulsale 3 euro loaga 3 euro jõele ja vaatan, hakkan siit minema. Korralik rada on juba sees siin 9 päevaga. Et läheb niimoodi vutt. Et püütud on. Ja proovin esialgu oma lõhelandiga siit natukene nipitada, aga ilmselt ma panen tavalandi tagasi, et see on natuke väike jõgi siin. Nii suure landi jaoks toimetamiseks lihtsalt on, ma kardan, natukene ebamugav püüda. Oot siuksed lood, aga vaatame, kuidas mul minema hakkab siis ja eks siis paistab, ehk näeb varsti kalu ka. Proovin korra siit teiselt poolt basseinist. Ma peaksin natuke jõest eemal olema. Ops, teise viskega kala otsas. Ai, läks ära, kahju. Pani minema. Aga liiga suur ei olnud ka, nii et aga hullu pole. Ütleme äkki, mis seal pool keegi. Ops, kolmanda viskega. Oba, see on eriti pisikene. Sina võiksid nüüd küll ära minna. Suur lant küll, aga täitsa väiksed kalad võtavad. Kas mul tangid on nüüd? Nii, kus sa oled? Hüpsidi. See oli siia pool. Nii, mis sa siin teinud oled? Konks on kuskilt siit pahasti silma juurest. Et nii. Läks minema. Proovime ikkagi veel siit. Oi, ma olen nii palju lähemal lant lendab nii kaugele. No tundub, et see suur lant läheb jõekatele ka ikkagi päris hästi peale. Tuleb siukse hea laisa mängule. Talveks ideaalne. Ja küll, aitab küll siin alla voolu püügist. Vaatame, mis siit poolt saab. Paha on siin püüda. Ma kardan, et on siin natuke liiga peal ka selle laugul. Et siit mingi kala kätte saada. Mis siin nüüd toimub siis? Tuli võttis ikka ära kuskil. See on nüüd mõõdus kala.
Läks ta nüüd siit kuidagi taimede seest veel katki läks Tamiil. Pekki küll. Tamiil oli vist viga saanud või midagi. Või siis läks konksu alt läbi. Joh, ei tea. Oi kui kahju. Nii kergelt läks katki. Ja ei teagi, no siuke valik nüüd on mul siin. Proovin seda roosat võtta siis. Kuigi roheline oli. Praegult toimib, aga noh. Vaatame, mis see roosa teeb. No küll on keeruline nende kinnastega siin see opereerimine. Nii. Kurat, seal oli kala. Jaurasin siin selle kõrrega. Kala käis, aga jaurasin just selle kõrrega. Ups. Ei, võt jäänud otsa. Täna on siis siuke päev. Ma ei tea, siin oli mingid kalad, ma ei ole neid tükk aega näinud enam. Äkki on maha rahunenud kuskil. Proovin visata, vaatame, mis juhtub. Üks tuli. Üks mitte väga suur. Ei tea, kas ta on mõõrus või ei ole. Ei tundu olevat. Ma ei tea, kuhugile ta läks seal tahes. Aitab küll sellest jõest seal. Lõpetasin seal püügi ära. Ja nüüd liigun ühe teise jõe poole. Ikka mõnus. Võps ootab mind siin ees kohe. Aga õnneks jõgi on umbes 100 meetri kaugusel sealt, siis ma hakkan püüdma sealt. Ma ei tea, kas siin on mingid jäljed ees ka, aga siit, kust mina tulen, ei ole keegi läinud. Ja see jõgi on nagu sedasi vähe keerulisemalt ligi pääsetav. Et äkki ma saan teha püüdmata ala. Aga noh, eks paistab. Igatahes varsti jõuan jõele ja eks siis vaatab, kas õnnestub jälle mõni kala ka kaadrisse saada. No nii. Kohale ma jõudsin. Mingid jäljed vist siin ikkagi on. Keegi käinud püüdmas. Positiivne on see, et jõgi on lahti. Veits kartsin seda, et äkki on jääs. Ise oksalad teise peal. Veits kina on.
ja samast august üks kala veel. See vedeleb seal. Veel siin. Normaalne. See on suurem ka. Kaameral peab aku lihtsalt tühi olema, sest et kui GoPro'l aku täis on, siis mitte midagi ei toimu. Nii kui aku tühjaks saab, võid kalad tulema sups järjest siit. Üks visekala, teine visekala. No jah, lahe lugu küll. Nonii, tänane püügipäev siis on läbi, õng on koos. 2 kala on kotis, veel on hea. Vahepeal küll mõtlesin, et päeva tipphetked olid poole tunni sees ära. Alguses kohe mingid kalad, möllud, värgid, särgid. Aga siis üks kala läks suure landiga minema ja siis ma otsisin nagu asendust sellele landile, proovisin ühte, teist ja kolmandat. Võtt kukkus nagu kardinaalselt. Aga võib-olla selles ka, et see jõgi läks järjest madalamaks ja siukseks nirumaks. Samas kala nagu liikumas ikkagi näha oli. Ühe sain kätte ka sealt parvest. Seal oli mingi paarkümmend kala ühes hunnikus. Oli kobedamaid ka, aga kätte sain alaka. Et eks see siuke spekulatsioon nüüd ole, kas suure landiga oleks võib-olla suure kala saanud. Võib-olla selle suurema ampsu järele suurema kala liikuma pannud. Aga ei tea. Igatahes, aga on kuidas on selles mõttes, et päev on jumala korda läinud, ilm on fantastiline, kerge miinus. Hommikul oli 14 kraadi tegelikult, aga ma ei tea, pilves on päev otsa olnud ja tuul on tõusnud ja pidi tegelikult soemaks minema, ma ei oska öelda, ikkagi kindlalt on soemaks läinud. Aga ma olen muidugi metsas ka siin praegu sügaval. Et võib-olla asin selles. Ma pean nüüd siit jää pealt kuidagi minema. Oma teledes. No aga jõgi on siin fantastiliselt ilus. Ja ees on mingi räätsamees käinud, siin on ainult ühed jäljed ees. Muidugi päris täpselt aru ei saa, miks ma pean siia räätsadega tulema praegu, sellepärast, et ma ei tea, lund on siin 10-15 senti. Kohev kui mannavaht, lihtsalt lükkad jala käest ära ja muudkui lähed. Aga kui on nii suur valu räätsadega jalutada, siis võib-olla miks mitte. Mina näiteks tunnen küll, et räätsad oleksid täna mul ilmselgelt koormaks jala küljes, mitte mingisuguseks abimeheks. Räätsadega on siis hea, kui lumi raske on, märg on või palju teda on, aga praegult on nii kohev see lumi, et sa vajud selle räätsaga sinna sisse niikuinii. Surud ennast siis nagu lihtsalt läbi lume suuremate asjadega jala küljes. Ma ei tea, pointi nagu pole. Okei, aga ma nüüd olen siin metsa vahel ja lõpetan selle pulli siin ära siis. Jalutan auto juurde ja kodu minek. Tšau, pakka! Okei, ma võtan räätsamehe osas sõnad tagasi. Ja ma leian kõndida su jälgedes. Süksid räätsamehi võiks rohkem olla, kes räät sisse talluks. Siit on üks paar räätsasid läinud. Kõnni nagu pargis. Tippa-tappa. Jumala lahe. Üks positiivne asi on veel talvise kalapüügi juures. Kraavid on jääs. Kõnnid nagu asfaldi peal. Selles mõttes on päris hea täna olnud. Alguses kõnnid räätsamehe jälgedes. Oleks võinud plätudest tulla. Pärast lähed mööda kraavi.
probleemi. Vot. Aga jälle on nüüd seal maal, et püügipäev on läbi. Ja mina lähen nüüd koju, hakkan kala puhastama.